no ta peabki sellest aru saama, et see juhtimine ei ole ainult au, vaid see on ka suur kohustus ja töö ja vastutus. Et see on tähtis. Et noh, võib ju hakata revolutsiooni tegema ja kaikaga laiali peaks me kõiki lõpuks vaid üksipäini. Ja ma küll eeldan, et meil on võimalik see asi üle anda meie maja sees tulevale inimesele, kes on siis süsteemis olnud ja koos firmaga kasvanud, nii et see on tunduvalt lihtsam. Väga palju ei pea seletama. Väga palju ei pea seletama, kuidas see on tehtud. Aga kindlasti soovitan teha paremini kui mina. Sest et kõik saab teha paremini. Ja võib-olla ka situatsioon on teine. Kui meie alustasime, olid ütleme, ka rasked ajad, aga oli näha, et kõik läheb paremuse poole ja läheb edasi ja läheb üles ja liitumine tuli siin Euroopa Liiduga ja NATO-ga ja kõik need oma riigi alguvured ja nii edasi. Need on kõik nagu üle elatud ja meil oli väga hea aeg. On praegugi põhimõtteliselt, et me oleme õigel ajal, õiges kohas, õiges riigis, arenevas, kasvavas riigis ja ka ilmselt õigete asjadega, õigete panustega see on selle tulemuse teinud. Aga just soovitan, et mitte jääda ootama selle, et ratas läheb edasi, pöörleb. Meie ettevõte on ka veel nii väike, et kui siin teha valesid otsused, võib väga kiiresti kogu see efekt ära kaduda, mis meil on siia maale. Et tuleks kogu aeg jälgida seda olemasolevat situatsiooni ja stabiilses ühiskonnas võib teha pikaajalisi plaane ja peabki tegema. Aga praeguses situatsioonis, kus Eesti on ja kui me tulevikus võib-olla tema oleks selles situatsioonis ka, võib tulla nii kas hüpped üles või alla, tuleb teha hästi lühiajalisi kiireid otsuseid, mille mõju on kohe ja ei ole pikaajaline, sest et sa võib äkki saama seda kohe järsku muuta. Ja täna on just selline situatsioon meil Eestis.